Nii, tervist kõigile. Eesti muusikapäevade tutvustamine on alanud ja siin istuvad need kaks Eesti muusikapäevade korraldajat, heliloojad Helena Tulve ja Timo Steiner. Tervist! Tere! Ja mulle sosistati siin, et teie käest peaks tegelikult küsima rohelise heli kohta. See tundus mulle tohutult segane, aga ma saan aru, et roheline heli on Eesti muusikapäevade sellel aastal üks väga oluline märksõna. Võib-olla me alustame sellest, et mida tähendab see roheline heli? Eks ta ole üks selline metafoor meie jaoks, mis võtab kokku ühe võib-olla lähenemise, aga mis on tegelikult läbib nagu kogu elu, kogu inimeste tegevust ja mitte ainult. Kui me seda plakatit tegime, mis seal paistab meile, sealt on üks planeet paistmas, mis meenutab ühte sellist võib-olla katastroofi järgselt keskkonda, kus võib-olla rohelise heliga ei ole nii palju tegeletud, et see roheline heliga on tegelikult küsimus. See on küsimus, et mida meie suudame üksikisiku tasandil siis kui roheliseks, kui säästvaks ja samal ajal ka jäädes loovaks, et kuivõrd me suudame ise jälgida. Ja kui me vaatame seda planeeti seal, siis seal on ka lootust. Seal on lootust, et ei ole see punkt, võib-olla ei ole veel pöördumatult möödas, me saame ehk midagi teha, mõned taimed on tärkamas. Mida Eesti muusikapäevadel sellel aastal kuulata saab? Isiklikult ma muidugi teatrikonsti vallast ootan suuri saavutusi. Ardoran Varres ongi meil palutud siia ka varsti vestlema. Tema, kuidas me seda žanrist määratleb, ta vist ise ütleb täpsemalt, et mina veel ütlen see kui vanamoodset ooper, küllalt on midagi muud, mulle tundub. Seda me täpsustame heliloojaga, aga tema sattus meie kavva tänu Unistuste pangale, kus heliloojad said välja öelda, mida nad tahaksid lähiajal teha. Ja loodan, et see unistus siis on lähiajal meil teostumas. Kuidas siuke idee siis alguse sai, et kirjutada kammerooper? Paar aastat tagasi kuulutas Eesti muusikapäevad välja ideede korje. Ja siis ma korjasin peas oma ideed kokku ja see oli nendest 6-7 ideest, mis ma saatsin nagu kõige kompaktsem. Ja mõned ideed on väga elujõulised, et kui nad ei saa kohe sündida, siis nad sünnivad hiljem, aga nad ei kao ära, nad ei jäta siin maha. See on üks nendest ideedest. Ja veel on Madlini Spart siin, Eesti muusikapäevade produtsent ja sinuga on veel üks põnev teema veel, mis puudutab selle muusikapäevade toetamist, metseenlust ja ühte auhinda. Kas ma saan õigesti aru? Ja esmakordselt Eesti muusikapäevade ajaloos on meil õnn ja au anda välja ühte uue heliloomingu preemiat. See on ühe ilusa traditsiooni algus. Selle preemia nimi on LHV uue loomingu preemia, õigemini autasu ja eks te siit ise lugesite ka vihje välja, et meiega lõi käed LHV Pank, kes esmakordselt siis tunnustab ja toetab uue muusika tegijaid. Kõigil on võimalus ja õigus esitada oma lemmikhelilooja kõige uuemat teost sellele preemiale. Samamoodi ootame me väga muusikute ja muusikaorganisatsioonide osavõttu, et nad mõtleksid läbi, kelle uudisloomingut nad on eelmisel aastal esitanud ja nemadki saavad siis oma lemmikuid esitada. Nii et see on kõigile avatud preemia. Ja siis välja kuulutame me selle preemia EMPi ajal 15. aprillil, siis kui on ERSO kontsert, mida juhatab seekord Anu Tali.